tere tulemast tagasi kanalile, kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milleks on seekord siis taas kord unboxingu video. Olen siis võitnud ühe prügisorteerimise mänguga auhinna ja mis auhinna ja mis huvitav siin sees on, veel ei tea, eks me koos vaatame. Ja ma kindlasti lingin siia video infosse, ma lingin siis ka selle prügisorteerimise mängu, et kui teil on huvi saada sellest ka osa võtta, võib-olla võidate te ka endale midagi. Pakk näeb niisugune suur välja, niisugune küllaltki suur, võita väga raske. Ja olen selle saanud endale siis Riigimetsa Majandamise Keskuselt ehk siis RMK-lt olen selle saanud endale. Säsed muidugi õues ründavad, mis on päris jama lugu. Kuidas seda täpsemalt siin lahti saada? Aia, ma ei tea. Ma arvan, et me peaksime lõikama vist siit ülevalt poolt selle lahti. Täna on välismata väga ilus ilm ainult, et jah, säsed söövad. Lükkame noad siit läbi ja ettevaatlikult tõmbame kilekatki vastu edasi. Ja mis siis? Ahsoo, siit ka külge pealt, ma arvan, peame sisse lõike tegema ja niimoodi. Ja ka siit. Aia, valgusel jättuke. Noh nii, ta tõmbame siit üles poole ka. Jah, nii hakkab lahti tulema, väga huvitav. Siit on kinni. Nii, hästi, me peame seda lõikama ka siit külje pealt lahti, nii, siit poolt ja siis ka siit poolt. Aga siit on nagu pisut raskem seda nuga läbi saada. Ikkagi näeme noa läbi. Vot niimoodi. Ossa poiss. Nii, meil on siin siis sihukene väikene siis mingisugune sihukene nagu kuidas nüüd öeldagi, väike infopaber, infolipik või see, noh, infopaber ütleme niimoodi ja metsaga mestis komplekt, noodi loodust, metsaga mestis RMK-lt. Siin on siis sihukene vahva kiri sees ja see on siis see komplekt, mida meie enda võitsime. Õnnitleme. Oled säästvad looduses liikumist toetava komplekti metsaga mestis omanik. Toiduga seotud jäätmed moodustavad suurem osa looduses tekkivast prügist. Selle hulgas on biojäätmed, pakendid ja toidu valmistamise ning tarbimisega seotud jäätmed. Metsaga mestis komplekt aitab sul kõiki eelpool nimetatud jäätmeid vähendada. Aia! Kasutusvahend. Mõtle läbi, kuhu lähed ja mida plaanid süüa. Vähendada tekkivaid jäätmeid, pakkima toit ja muu vajaminev metsaga mestis komplekti korduvkasutusega karpidesse ja kotti. Võtta oma prügi metsas kaasa, teadlik metsahüvede kasutaja jätta loodusesse midagi, mis sinna ei kuulu. Prügivedu kaugetest ja raskesti ligi päästetavates kohtades on kallis, taastumatuid tooraineid kulutav ja sageli väga keeruline tegevus. Peale karpide kasutust pese kodus neid käsiti või
Nende masindaga kuivad ning pane järgmine retk ootele. Naudi metsapuhkust ja säästa loodust. Siin on veel üks väike tagamine kiri, et aitäh, kui mõtled ette ja paki järgmisel korral loodusesse minnes oma toidu kaasa jäätmete vabalt. Kasutades kordakasutatavaid pakendeid ja lõkkes põletatavat materjali. Ai jaa, säästad mind ära. Ühesõnaga meil on siis siin siukene vahva siis hoidik. Ai jaa, midagi on siin uus katki läinud, siin on tükk ära tulnud kusagilt ja see tükk on siit ära murdunud, et muidu see tükk oleks pidanud vist siin olema. Prügina juba loodusesse minna, sinna ta minna ei tohi. Ja mis siis see veel on? See on vist see külma siis anum või see. Vaata, mul tuleb need nimed ei tule meelde. See on see, mis ma panen sügav külma, siis ta läheb hästi külmaks ja siis ta hoiab vist toidu jahedast või midagi siukest, et see näeb sedasi selline välja nagu. See on niisugune siis see karp. Siin on jah, food safe, microwave safe. Et siis siin on tehtud muidugi Hiinas see PPA vaba. Et kui kaabil on siis niisugune nagu selline kahvli ja niisugune pokaali või tassi märk, siis tähendab seda, et siin võib nagu toitu panna. Seda võib siin ka siis planeedipäästjad saates. Ja siin siis, et siin on ka näitab, et see on nagu microwave safe ka, et seda võib ka siis mikrouunis kasutada. Panna selle sisse tagasi. Jah, see on näppi saanud kahjuks viga. Aga õnneks mitte väga hullusti. Et vähemalt ta vist ikkagi nagu kinni ennast peab. Et paneme alguses ikka vist kotti ilusasti tagasi ka. Niimoodi. Kui meil muidugi õnnestub tagasi panna. Välja nagu võtta õnnestub küll, aga võtta tagasi panetuga või probleemi sellega meil. Nii, proove uuesti. Äkki läbi siit poolt. Nii, väga hea. See on siis ilusti ühte kotti pandud. Nii, meil on siin siis veel teine selline nõu. See peaks olema siin niimoodi selle kaane all käima, et nagu siit näete, et siis tegelikult ta peaks püsima siin kaane all. Aga kuna seal üks otsik oli ära murdunud, siis ta ei püsinud siin. Et jaa, see on väga kummaline nagu. Aga eks ta võis saada transpordiga viga või midagi taolist, et ei tea väga täpselt. Meil on siis siukene, teine karp ka samasugune. Et kohe vaatan siis paki pealt, et mitu neid tegelikult olema muidu peaks üleüldiselt. Näitab meil siit, et meil on muidu näitasid on nagu see 3 niisugust potsikut, et niisugune karp ja niisugune nagu kausi moodi karp, et jaa. Aga meil on näiteks nagu 2 niisugust karpi nagu, et neid kahte siis ei ole. Et ju need on erinevad asjad, mis sinna pannakse pakki. Siis on meil niisugune kott ka. Metsaga mestis prügivabalt. Et jah, see on siis niisugune termokott, et ja siia saab siis erinevad toidud sisse panna. Siin on ka niisugune õpetus olemas selle termokoti kohta. Et ja ta näeb täis huvitav välja. Tee siis krõpsudest lahti, siis läheb kott niimoodi laiali ja siis siia saab panna kuuma või külma toitu sisse. Et väga huvitav, et näiteks just praegult suvisel hooajal saab proovida näiteks jäätist tuua. Ja see on niisugune õlakott ka, et kui me siit nüüd ta lahti teeme,
viskan prügipad siia kotti sisse, et siis saab seda nagu õlal kanda või midagi taolist, et täpselt isegi ei tea. Et näed, kuidagi niimoodi. Et jaa, põhimõtteliselt siis niisugused asjad olid mul auhinnaks, siis üks jäätmete või prügi sorteerimise mäng, et ma kindlasti lingin selle alla infosse, et kui ka teie soovitate võita sükest komplekti, et siis jaa, või saada sellest osa võtta, kui hästi läheb, siis võidate ka endale midagi. Et jah, siis oli meil kaks siis sükest toiduhoiustamise karpi, kus me saame toitu hoiustada, näiteks metsa matkal minnes saame kaasa võtta. Ja siis ka termokotte nagu, et sükene, siis te näete, et on sükene fooliumiga siis kaetud. Siin on sükene suurem sahtel ja siin on sükene väiksem sahtel, siis saab panna midagi väikest sisse ja mingid supid ja muud praed sisse. Ma olen väga rahul tegelikult, see on väga sükene vahva auhind ja tegelikult eks termokott on alati vaja läinud ja nüüd siis vähemalt on see võimalus olemas, et sain endale termokotti. See on mul väga hea meel, kuna ma võidan väga vahel arva midagi niisugust, et siis on mul selle üle väga hea meel. Panname need päevad just kenasti kotti ära. Või siia karpi tähendab, mitte kotti, vaid karpi. Vot sedasi. Aga jah, et aitäh siis, et seda tagasihoidlikku unboxingut vaatasid, kus ma siis oma võidetud auhinda avasin. Ja kui teile see video meeldis, siis mulle like seda videot kindlasti, eks ju. Kommenteerige see videot, kui te kindlasti kommenteerige ka seda videot. Ja kui te pole veel minu kanalit tellinud, tellige minu kanalit kindlasti ja tutvustage minu kanalit ka enda seltskonnas ja tutvusringkonnas, et minu kanal ilmuks ka teisi inimesi vaatama, mis mu kanalil toimub ja võib-olla tulles ka teiste kaudu siis uusi tellijaid minu kanalile, et uued tellijad on alati oodatud. Ja kindlasti kommenteerige midagi positiivset ja ootan siis teie kommentaari ka. Ja kindlasti lainele, sest mul on ju alati mingi uus YouTube video, mida vaadata. Ja muidugi allvideo infos on olemas siis kogu muu info ka, et mul on olemas ka siis fännipost, et te saate mulle siis fänniposti saada, kui soovite. Et fänniposti info ka allvideo infos on olemas ja lisaks on olemas ka siis minu merchi info allvideo infos olemas, et mul on ka oma merchi ja veebipood, saate minu merchi osta, kui soovite tellida ja sedasi. Et ärge unustage siis video infot ka vaadata, et seal on igasuguste olulist ja kasulikku info, mida te võisite teadma või peasite teadma nagu, et ja. Aga seniks tegemist, mina olin Punnalju ja kohtume taas juba järgmises videos. Nägemiseni!